Ütle, kui käib. Ammu käib tegelikult. No nii, sõbrad, me oleme uue auto lõpuks kätte saanud, me oleme selle ära ostnud, me oleme selle ära toonud, see ei tulnud lähedalt, see oli Võrust. Autol on paar üksikut viga küljes ja nimelt üks viga on see, et seal pole mootorit. Siin see on vana ja 36. Kerega ja 36 on 36 ikka, aga ühesõnaga me oleme tulnud siia Raini juurde, tema on Rain ja Tere. Tal on Raplas siuke koht nagu RT auto ja tema juures me hakkame seda autot kokku panema ja lühidalt, ma ei tea, teed sina väikse rundowni, et jaa, Ergo tõi mul 2,5 mootori siia, mis tal vedeles, teeme selle Street Bass auto põhimõtteliselt. Jah, põhimõtteliselt tuleb, me teeme ja talve driftikas. Jah. Et no tegelikult meil seisis üks varumootor üle, täpselt sama, mis on driftika, on ainult vabalt hingav ja juhuslikult tuli müüki siis nii-öelda veerev kere ilma mootorita. Ja siis me mõtlesime, no see ei ole juhus, see on meile ja siis ma helistasingi Rainile, et mis sa arvad, tooks ära ja paneks vahele. Aga mootoriga ma vist väga palju ei teen, jah? Väga palju ei tee ja mingid mõned tihendid ja paneb ta lihtsalt vahele praegu, et saaks sõitma ja siis saab jooksvalt vaadata, kui on meil midagi viga, sest mootor oli töökorras, Ergo käis seda testimas teise kere peal. See mootor tuli 34 pealt ja me saime seda enne ostmist proovida. Tundus suht aus, nagu ei teinud mingid hirvelikseid hääli ja nagu tundus, et tal oli veel vurtsu ka. Me võime seda ära vahetama üldse on ju. Mis sa ütlesid, et siin? Järjekord oli kapoti alus kordad ja Ergo selle tegi ära juba enam-vähem. Värvisin ära. Värvis ära. Sprei. Jah. Siin peab siduritoru ära vahetama, mis on jubedalt roostes. Ja siis saab mootoriga külge tõsta. No peaaegu. Mootoril tuleb ka veel karter ära vahetada ja... Õige, 36. Oranžid suunatud koosta. Mootoril tuleb karter ära vahetada ja käpad ja siis saab ta siia vahele tõsta. Ja siis saab vaadata, mis hoorata ja siduri me saame ja käigukast on olemas, ZF oma. Mis see üldse kõik need asjad on, kui meil tuleb 34 pealt mootor vaatajale lihtsalt, et mis seal kõik ära tuleb vahetada mootoril? Et ta sobiks nii-öelda 36-le? Seal oleneb kui ilusti sa tahad teha põhimõtteliselt. Aga põhiline asi on õlivõttur koos karteriga ja mootori kinnitused ja väljalaske üks kollektor ka, see tagumine. Selle me saime? See on olemas, jah. Ja no tegelikult seal on mingi sisselaske all erinevusi veel, aga see ei mängi meile väga rolli. Ja juhtmistik, aga me selle auto jaoks saame hakkama. Meil on tehtud siin süke üllatus, et eelmine omanik on hakanud seda kapotirust tegema. Et tal siin kohas on üks luuk, kuhu käib aju, aga nietu luuk ja ka koobast selle jooks ei ole. Eks siis siit on see kinni keevitatud. Ma ei tea, kuhu need, nad tahavad mingi puhast luuki ma eeldan, aga kuhu need siis panevad selle aju või nagu? Ma ei teagi, mis sellega teha, sest meie peame nüüd välja mõtlema mingisuguse niiskus- ja veekindla karbi ajule, sest et ega see originaalaju ei ole niiskuskindel. Üks variant on veel Ekumastel. Hakkab pihta. Aga see ei ole vist praegu mõistlik. No mitte väga. Aga ühesõnaga sellel autol joppas paari asjaga. Esiteks ta oli tegelikult suht kirvelt müügis, me saime veits hinnast alla. Meil on siin koilid all, mis ilmselt ei ole kokku hoid, siis me ostame siia uued, aga no siin on koilid all. Ja teine asi on see, et siin on maailma kõige nilbem sisu. Roheline. Rohelised istmed, roheline vaip, rohelised uksesisud ja kõik on olemas. Minu arust see on siiski sinine. No, ja kommenteerige alla, kas see on roheline või sinine. Aga... See on puhas akvaarium lihtsalt. See on jah, see on siuke hübriid. Suures originaalis vist ongi värvinimi ikkagi green. Roheline. Jah, moren green. Aga sisu ma ei tea, no mulle tundub sinine. Aga ta on istmesoensuga istmed, kes tahavad osta, siis... No nii palju teavad, et see sisu siia ei jää. See ei jää siia sisu. Kes tahab oma rohelist sisu, jumala eest, andke minna. Siin on üle üks. Ja tegelikult meil tuleb veel siin igast juppe müüki. Ma tean, et rool läheb kindlasti müüki. Meil lähevad väljad siin müüki. Style 5. Ja airbagid vist lähevad ka müüki.
no eks siia väga midagi vist alles ei jää. Väga palju ei jää, jah. Et sa vist tahad enda driftikast selle turvakaare ka panna siia? Jaa, meil sellel päris drifti autol ei ole väga hea turvakaar ja siis me mõtlesime Rainiga, et me teeme niimoodi, et me tõstame driftikast turvakaare siia ja teeme driftikast suue nagu. See on polditav, et meil on lihtne ümber tõsta. Ja siis Ergo autosse teeks nagu päris keevituks. Rain läheb nüüd selle sama Saaremaa keevitusmehe juurde, tervitused talle sinna Saaremaale, teeb kõigepealt endale ära. Ühesõnaga, tema saab mingi esimese versiooni, siis ma saan teise versiooni. Aga lähme vaatame kromootorit ka. Win-win. 36 värk. Joo. Ma driftikal panin need ju nipukaga. Ja, või nipukaga. Lõpeta ära lihtsalt. BMW, te olete teinud häid autosi. Aga suuna talle, mis teema nendega on? Julm. Juba ammu käib. Ühesõnaga, siin on siis Raini tagasihoidlik töökoda. Tegelikult nii väga tagasihoidlik ei ole. Siin on meil paar päris ägedat autot. Rainil on mitmeid autosid ja nendest me kindlasti läbi episoodide räägime ka. Aga ühesõnaga engine. Todasta, siin ta on. Kuidas sul niimoodi peale vaadates tundub? Kärapilve? Tavaline rida 6, BMW mootor. Aga nagu ma aru sain, sa pesid juba ära selle. Nüüd see näeb vähe parem välja. Nüüd see näeb veits parem välja, jah? Ma ütlen päris ausalt. Ma ei ole kunagi mootorit pestnud. Ma aiman, kuhu võib lasta. Aga ma väga ei tea, kuhu ei või lasta. Saame näha. Ma üritasin kuivatada ka enam-vähem. Nüüd midagi polegi, tellisime mõned jupid ära, mis vaja on, paneme ta pukki, keerame tagurpidi, no kõigepealt laseme õli välja, keerame tagurpidi, vahetame karteri ära, paneme uued käpad külge ja siis ta põhimõtteliselt on valmis vahele tõstmiseks. Ja siis ülejäänud selle juhtmestiku osa, et selle teeb peale. Jah. Ma õnneks siin ei ole palju seda. Siis meil on käiukast seal kola all. E39 alt mingisugune setniku käst. See on ka peaaegu valmis, siin on vaja ühte detaili, uut siduri ja hoorate komplekti. Jaa, see on tegelikult meil leitud, sellest me räägime järgmises osas. Kastor oli nii kena ja andis meile kastiõlid ja tulevad ka mootori ja difriõlid. Aga mis veel? Stange on meil uus. Stange, ma lubasin, ma tegin endale lubaduse. Et ma ostan ainult asju, mis on vajalikud, et see auto liikuma hakkaks. Siis tuli stange müüki. Sa oled juba uue võre ka saanud. Jah, ma vana võtsin. Kas meil on klipp sellest või? Ma mäleta, kas sellest, ei sellest ei ole klippi. Ergo tahtis siia teissugust võre, mis on siuke nagu, kuidas ma seletan? Nad on nagu ribaniga. Ma panen pildi. Siis ta seda väntsutas ja oligi see pulks ja oligi nagu otsustatud. Aga mul on driftikal on see USA võred. Ja siis mul on üks üle, siis ma tõin igaks üks selle siia back-upiks. Mul on üks lipp veel üle ja mingid asju on varunud, et kui katki läheb. Aga ühesõnaga siin see mant on, see peab kõik külge lendama ja siis võiks auto sõita. Meil on tegelikult olemas ka hüdrokässer, aga ma arvan, et me paneme suvi performance jama. Kuigi see on nagu tummine iseenesest. No see töötab, ma arvan, ideaalselt. Vaatame, mõtleme veel seda. Siis meil on veel... Nagu vend isegi ei ürita nagu endale selgeks teha, et ta paneb ainult vajalikku sinna sisse. Siin on meil ketas õtsad jah, kuna see kere on 316, siis tal on trummelpiduritega. Ja need väga ei kannata. Et siis meil on mingi E46 vist 28 äkki mingid õtsad, et saame ketas silla alla ja... Ei, see on 46... Oli 2,5. Vahet pole. Jah, 2,5. Neil samad. Et siit saame toorikud, millest siis ehitame korralikud käändikud. Ja Rain tõi meile mingid ägedad mootorikäpad ka. Jah, need peaks olema selle Harris Weldworksi omad. Jah. Et rauast mootorikäpad kannatavad. Harri on vana tuttav siit Raplas, kusjuures mina tutvusin Harri Lillevarres. Tutvusin temaga Raplas ja ta on tegelikult helitehnik ja me tegime Raplas siukest asja nagu tähtede kaala, ma ei tea, kas sa mäletad, Kultra said siuksed üritused ja ma olin tollel ajal veel õppisin helitehnikuks, siis ma olin lava peal, ühendasin talle juhtmeid, siis tema oli puldis
siis ma lambist hiljem nagu aastat sain teada, et tüüp ehitab nagu mingid driftikaid ja kirjandusootuses. Et ta on ka minu meelest endine Wisewebi keevitaja, nii et ta peaks keevitama väga hästi. Tükid on ilusad jah, ja odavamad ka kui tänapäeval juba originaalkäpad. Joo, 100 € taheti originaali eest. Ma ei näe isegi pointi neid originaale osta enam. Performance, kergem, tugevam. Ja neid saab ka veel vist minu teada tugevdatud variante, et kui on vaja näiteks rallis või rallikrossis. Ja kus hüppavad autod. Drifti jaoks ei ole nagu vaja rohkem. Järgmises osas siis paneme mootori peale. Ja. Siis vaatame edasi, mis mootori peale ja siis vaatame, kas meil on sidur ka olemas, et kas saab kasti ka alla või mitte. Siis nad teevad M43 või? Jaa, see jah, M43 O-ratast või M40 ratast. Või M40, ühesõnaga mingist väiksest O-ratast tehakse ühemassiline ratas, millel läheb Audi A-N-i korv. Jah, A-N-i korv, jah. See on siuke ja 2.8 sidur vist jääks sinna vahele. Ja see ketas minu meelest, või see O-ratas kaalus 5,2 kilo, mis on tegelikult väga okei. Mis originaal kaalub, üle 10 või? Ma arvan küll, jah. 12 vist on, ma mäletan mingisugust numbrit. Ma arvan, et läheb selle valikuga, et see on siuke bang for buck. Vabalt hingavale kestab kindlasti hästi. Ja kuna auto eesmärk on nii-öelda, me esialgu ilmselt mingit turbatseni ei pane, mul küll natuke kibitab need mingid plug and play kompressorid, vaatame äkki teeme mingi eksperimendi, aga esialgu teeb vabalt hingavaks, siis ma arvan, et see on sinna küll veel, et me proovime teha proper asja, me proovime teha teda korralikult, aga me selles mõttes ikkagist eelarvestame seda niimoodi, et see oleks nagu mõistlik, me ei lähe hulluks millegiga, me ei hakka sinna panema mingisuguseid uibo tihendeid ja mingisuguseid räigeid kuradi ei lähe sinna mutri ja seibi tasandile nagu välja, aga selles mõttes, et me teeme nagu asja korralikult ja vaatame, kuidas see kokku tuleb. Ma tegelikult löön ka mingit eelarvet kokku, ehk video lõpus me saame analüüsida, et kas see, mul on nagu mingi arvamus, ma veel neid numbreid välja ütle, mis see maksma läheb ja siis vaatame, palju see reaalsusega nagu erineb, et aga vana ja meie söögid challenge, kas saad valmis või? Me tegelikult ühe korra oleme juba seda teinud ja täna on meile siuke koht tulnud appi nagu piprapood. Tuleme siia poole. Kutsume Gert, saad hakka proovida või? No, ma ei tea. Kas sa viitsid korra kaamerat mulle õige või? Ühesõnaga, väidetavalt on tegu siis ühed kangemad krõpsud, mis sa siis täna saad poest hankida ja vaata millega need on. Habanero. Kõlab juba halvasti. Hoia sa seda pitsi. Ja siin pitsis on mingi kaste, ma panen teile pildi ka. Ma ei mäleta täpselt, see oli mingi ligi 300 seda teravusastet oli minu meelest see kaste. Kas teeme niimoodi, et proovime kohe koos kastmega või teeme kõigepealt krõpsu ja siis kastme või? Ma prooviks krõpsu kõigepealt. Ta ei alustame kõigepealt krõpsu ringiga. Ma ei saanud vastust. Aga nendel vist ei ole niimoodi. Ei olegi väga hull. Nüüd hakkab kikkima midagi, jah? Oota, nüüd hakkab tulema. Seda isegi ma kannatan. See on ikkagi nagu mingi siuke kangem otsast strongilaadne krõps. Ei, no lahja ei ole, jah. No leisib, noh. Maitse on tegelikult algus päris hea. Maitse on päris huvitav, jah. Lõpus läheb kiva. Seda ma ei oota üldse nagu. Nii. Lõpeta ära lihtsalt. Ma oleks kuidagi minna seda reisku. Sul on veel. Lõpetage ära. Lõpetage ära. Challenge pärast võtame selle muidu. Õige. Palju õnne. Ma teen ka veits väiksemaks. Liiga palju. Ei ole midagi liiga palju. Ei ole midagi liiga palju, vaata palju Ergo võtab. Edu.ee, ma võtan ka siukse otsa, ma võtan vahepealse. Doi, sa võtsid juba? Ma juba sõin ära. Doi! See on. Juba on kellas. Mine ära. Natuke läks liiga palju. Oi, plää! Mis itsid 300 000 või? Jaa, oota, palav hakkab. Oi, see on päris hull. Võta juua. Oi, see on väga hull. Häiri on siis, kui see nagu... Oota, nüüd hakkab elu pihta. Oi, kui terav. Ei ole. Julm. Aga näost on näha, et suud palav. Silmad lähevad niiskeks. Nüüd on paha. Nüüd on paha. See läheb aina hullemaks. See läheb aina hullemaks, jah. Ära joo. Ära tee. Tegelikult ei tohiks üldse juua. Just jooktab hullemaks.
ma ei tea, miks ma jõin, sest see tegi ululiselt hullemaks selle asja, kui see enne oli. Oi. Nüüd on paha olla. Ei, peab jooma ju midagi. Ei, krõpsi tuleb peale see, ma arvan, et see saab parem. Ja krõps on ka terav ju. Proovi ka. No jaa, aga see võib. Ütleme nii, et ma pole ammu nutnud. Nagu on või? Kommi on või? Raie kommi on. Miks me sükust asjadega tegeleme? Võtta näpuga juurde. Kommi. Lase maha lihtsalt. Nagu see valu ei lõppe. kommi. Ega siis hea, aga parem on. Kaua palju möödas on? Viisi kõhk on nagu siuke. Ma ei tea, 15 minutit. Ei, mul on hästi. Midagi pole muutunud. No Gerdil vist on natuke parem, aga... Sponsor me. Ilma veeta nagu, kui vesi, nii kaua kui vesi on suus, nii kaua on hea olla. Nii kui vett enam suus ei ole, nii on väga halb. Nagu... Me tulime mootorit siia panema. Ongi suht terav tegevus. Väga terav. Ja see vendi tõi teist näguga, enam-vähem teist nägu. Julm. Ja see vend oli see, kes kõige vähem tahtis teha seda. Elu on ebaõiglane. Aga kõik teravasõbrad, ma luban, et lahjaks ei jää. Minge krabaga omale ka. Kujuta ette, kui sa oled üksi kodus, vaata, sul ei ole nagu naerdega selle olukorra üle. Lihtsalt aeglane surm. Lihtsalt suredki ära. Ei, nagu tõesti juba see teine stage kikib sisse, nagu kõhus on valus reaalselt. Magu juhtub samamoodi. Ma lihtsalt piima järgi, ma arvan. Meil õnneks väga kiire auto oleks jogurtit tooma. Mina ei tea, mis selle vastu aitab, aga nii kaua kui vesi suus on, nii on hea. Tõmma jogurt sisse, tõmma jättis peale, ma arvan. Jogurtit. Varmas oled, aitäh. Julm. Siin erinevas maasika, banaani ja mustika. Ma arvan, tõmma jogurt alla enne. Ma panen Ma jäätse. mõtlesin, me saame kamba peal ühe. Ma mõtlesin ka, et banaani Emma. Täht sulle. Ilmselt siin tuleb ka öelda, et Emma, kui sul nagu tekib huvi sponsoras, sellepärast Ergo teeb raudselt veel sükust lollust, nii et... Järgmised sõõrikud ma luban. Või see, preemia. Jah, preemia. Aitäh. Kuidas on, Ren? Kõvasti parem. See vend paneb edasi neid krõpse või? See... Mees, ma luban seda, et järgmine kord me sööme sõõrikud. Ma luban sulle ausalt. Järgmine kord võtame sõõrikud. toitage tervislikult. Oo, Ulfa ka. mis see on? Tomat. Oba, Oma aiast. kuulta. Aga tõesti hea tomat. Seda oleks võinud siis süüa, kui suus oli paha. Vaene Kõrt.